Tere päevast kõigile ja täna on siis teemaks kõigi saavutuste alguspunkt. Ei rohkem ega vähe. Ja mul on hea meel, kui sa vaatad, nii näed, see Tere on olemas, väga hea. Siis Tere, kas sa kuuled mind? Pange mulle siia alla kommentaar, et kuuled, heli on olemas, kõik on väga hästi. Ja siis lähme tänase päevaga edasi. Imelist päeva, muidugi, absoluutselt. Vaatan, kui ma lähen siit reaalajas kohe siit meie kommentaare. Vaatame, mis see Facebook meil ütleb. Vaatame korra. Kuulen, väga hea, super. Ja siit ma näen kohe kommentaar reaalajas, väga hea. Ehk kõigi saavutuste alguspunkt. Ja mul on sulle lihtne vastus. Kõigi saavutuste alguspunkt. Absoluutselt kõigi. Saavutuste alguspunkt. Oled sina. Ja see võib olla paljude jaoks täiesti šokeeriv. See on väga okei. Aga sina oled oma elu rajaja. Me eksisteerime maailmas, mis on pidevas liikumises. Täiesti kogu aeg liigub. Kõik osakesed liiguvad, rahvas tungleb, kisab, kärab, kõik toimub. Aga sinust saab kõik alguse. Sa oled igapäevaselt magnetiseeritud. Ja ma näitan sulle, mida see tähendab. Igapäevaselt oled sa magnetiseeritud. Ma võtan siit sellise karbikaane, panen siia peale metall. Nii, kas on näha? On näha väga. Otsime kohta, kus sa näed metallid, metallikrambrid. Ja nüüd ma võtan magneti. Ja mõtle selle magneti peale. Nii. Mõtle selle magneti peale. Ja vaata, mis juhtub. Tõmbab ligi. Tõmbab järgmise ligi. Tõmbab järgmise ligi. Tõmbab järgmise ligi. Sinu mõtted, sina, võib öelda, oled magnetiseeritud teatud mõtetega ja tõmbad ligi teatud tüüpi asju, olukordi, situatsioone ja inimesi. Sina oled magnet ja sa tõmbad ligi asju. Ja me peame selle magneti omakasuks tööle panema. Vastasel juhul me jäämegi tiirutama ega ei jõua kusagile. Mõtle korra koolisüsteemi peale. Sa käid koolis 12 aastat ja sulle õpetatakse väga vähe iseenda kohta. Ma jagan oma ekraanid. Kui kõik saab alguse sinust. Kõik. Sina oled oma saavutuste alguspunkt. No nii. Sina. Mitte keegi teine. Suhe saab alguse sinust, tervis saab alguse sinust, raha saab alguse sinust, karjäär saab alguse sinust. Kõik saab alguse sinust, mitte kellegist teisest. Ja meile räägitakse väga vähe, kui üldse räägitakse midagi meist endast. Meile räägitakse kogu aeg, kuidas väliskeskkond mõjutab midagi. Väliskeskkond ei mõjuta karvavõrki sind nii palju, kui sina ise. Sina oled see. Kui sa lased väliskeskkonnal ennast mõjutada, absoluutselt. Keskkond on meil toksiline. Meil räägitakse palju rohkem halba kui head. Ja tänu sellele me oleme kogu aeg hoiame fookust. Fookus on negatiivsel. See on meie fookus igapäevaselt. Mis on kehvasti, mida keegi valesti tegi, mida keegi valesti ütles. Fookus. Ja kui meie fookus on negatiivse peal, me saame luua ainult negatiivset maailma enda jaoks. Ehk kui me tahame muuta oma tulemusi, peame me kõigepealt aru saama, kes ma olen ja ma pean aru saama oma tõelisest minast, mitte sellest minast, kellel on uskumused,
harjumused. Ja ma ütleks, et need on piiravad. Neil on piiravad uskumused ja harjumused. Aga kes sa oled ilma nende piiravate uskumusteta ja piiravate harjumusteta? Kui sa lapsele lähed, ütled, ta võib olla aastaline, sa ütled, ole hea ja mine jookse kilomeeter 1 minutiga. Ta ei tea, mis asi on kilomeeter. Ja ta ütleb, et ta läheb ja jookse. Aga mine seda sama ütlema täiskasvanud inimese juurde, et kas sa jookseksid täna kilomeetri 1 minutiga? Ta vaatab sind, oled sa hulluks läinud. Karmo, see pole võimalik. Aga kus tal tekkinud on see teadlikkus? Piiratud uskumused, piiratud teadlikkus. Piiratud. Rõhk on sõnal piiratud. Ja siin tuleb mängu jälle keskkond. Sinu vanemad, kui nad just ei ole multimiljonärid, väga väikese tõenäosusega on osanud sulle õpetada uskumusi rahast, tervisest, küllusest, täisväärtuslikust elust. Enamus vanemaid, kui me vaatame tagasi oma vanemaid või vanavanemaid, nad ei elanud täisväärtuslikku elu. Mida nad tegid? Hommikust õhtuni tööd, said natuke raha, säästsid seda, et kusagile minna või midagi teha. Piiravad uskumused. Aga kui ma tahan nüüd midagi enamat, siis ma pean aru saama, kes ma olen, sest minust saavad tulemused alguse. Ma ei saa lasta oma negatiivsetel mõtetel piirata oma arengut. Enamus inimesi on õpetatud mõtlema läbi tajumismeeled. Me kõik teame, tajumismeeled on kuulmine, nägemine, maitsmine, haistmine, kompamine. Ja kogu meie energia välismaailmast tuleb. Kuule, mida ma räägin sulle. Vaata, mida ma näitan sulle. Ja me kuuleme ja vaatame valesid asju. Väidetavalt, ma ei oska seda öelda, 97% elanikkonnast ei ela kunagi seda elu, mida nad tahaksid. Ja ainult 3% elavad. Järelikult, kui sinu ümber on 100 inimest, siis 97 inimest ei oska sulle mitte mingisugust paremat nõu anda, kui sul endal. 3% oskavad. Ehk siis 3 inimest. Proovi selle 100 seest üles leida need 3 inimest, kes oskavad sulle nõu anda. Arvamus on kõige odavam kaup maailmas. Ja igaüks on väga varmas ja kiire sulle seda andma, oma arvamusi. Aga seal puudub võib-olla teaduslik tõostus selle asjale kohta. Ta lihtsalt arvab ja sina usud teda. Kas ta on ekspert? Inimesed tulevad nõu andma, ma mäletan, ma olin New Yorgis ja inimene tuleb ütlema mulle, Karmo, ma võtan sult ära kõik sinu raha piiravad uskumused. Ma ütlesin, okei, lähme kohvikusse ja teeme kohvi ja räägime sellest. Ta ütleb selle peale, aga mul ei ole raha, et kohvikusse minna. Ja ma küsin selle peale vastu, et okei, sa võtad mulle ära raha piiravad uskumused ja blokid, aga kuidas sinu endaga? Miks sa seda kõigepealt enda peale rakendad? Olete märganud, et inimesed tormavad aitama teisi ilma, et nad ise aitaksid ennast kõigepealt. Aga kui kõik saab alguse sinust ja sina oled kõige keskepunkt, sina oled see, mis tõmbab ligi asju, olukordi, situatsioone, siis järelikult enne, kui ma lähen appi teistele, ma pean ennast ka aitama. Alguspunkt oled sina. Oled sina. Ja sinu mõtted loovad. Loovad. Seda ei saa kunagi unustada. Aga nad loovad läbi tunnete. On olemas law of vibration, sageduste seadus. Ja Albert Einstein, me kõik oleme temast kuulnud, me oleme teda lugenud tema kohta, on öelnud, kui sa ühtid selle hea elu sagedusega, mida sa soovid, siis sa ei saa sinna mitte midagi parata, sa pead selle saama.
enamus inimesi kunagi ei ühti hea sageduse. Aga nad tahavad head. See ei käi nii. Goethe on öelnud, sa ei saa seda, mida sa tahad, sa saad seda, mida sa oled. Aga kuidas ma defineerin, kes ma olen? Ja sealt hakkab hästi palju kääre pihta ja meil ei räägita seda mitte kuskil. Aga kuidas ma saan paremaid tulemusi, kui ma ei tea, kes ma olen, kuidas tulemused tekivad ja kuidas minu mõtted loovad? Mina pean tundma õppima iseennast. Ja kui ma õpin tundma iseennast, saan ma aru, et ka teised inimesed on nende enda mõtete poolt loodud. Kui on ikka nende mõtete poolt. Nagu ma olen näidanud, siis meie probleem on see, et mõistuses puudub pilt. Me mõtleme piltides. Kriipsumehest ei pääse ei üle ega ümber. Ja see kriipsumees ehk ülemine ring on mõistus alumine keha. Ja mõistus ütleb kehale, mida ta peab tegema. Mitte vastupidi. Keha ei ütle mõistusele, mida ta peab tegema. Mõistus ütleb kehale. Mõistus ei ole asi, see on liikumine. See on talletunud igas sinu keharakku ja sa tegutsed intuitiivselt. See tegutsed. See ei ole minu välja mõeldud, selle teadmise tõi meieni Dr. Truman Fleet aastal 1934, kes oli ravitseja, arst. Ja ta ütles, arstid ravivad sümptomed, nad ei ravi põhjuseid. Mõelge, aastal 34 ütles üks julge härrasmees, arstid ravivad sümptomeid, mitte põhjuseid. Põhjus on selles, kuidas sa mõtled. Kuidas on see stress sinu ümber? Millises keskkonnas sa viibid? Kui stress eemaldate inimeste elust, haigused kaovad. Ja ta tegi selle 8 mõistuse. Teadvus ja alateadvus. Ja sinu vanemad teadvus kujuneb välja 7. eluaastaks. 7. eluaastaks kujuneb välja teadvusele inimesel. Aga enne seda oli sinu alateadvus täiesti avatud ja kõik, mis sinu ümber toimus, läks sinu alateadvusesse. Kõik, absoluutselt kõik. Keskkond. Ja tekkis mingisugused uskumused, harjumused. Sa võtsid omaks vanemate kõnemaneeri, sa võtsid omaks vanemate liikumismaneeri, sa võtsid omaks vanemate keele, mida nad räägivad. Harjumus. Uskumused. Raha on halb, et elu ei peagi lihtne olema, elu ongi raske. Mis need uskumused on? Kui ma tahan paremaid tulemusi, ma pean sellest aru saama. Ja sa võid olla minuga olnud 1 päeva, sa võid olnud minuga olnud võib-olla aastaid, vahet ei ole. Uskumused ja harjumused on nii tugevad. Bob Proctor pani sellele ühese nimetuse ja see on paradigma. Tegelikult oli see teiste meeste poolt välja mõeldud. Bob võttis selle kasutusele ja hakkas seda rääkima väga palju. Mina käisin tema esimesel koolitusel Bob Proctori omal Paradigm Shift, mis toimus aastal 2016. Ja minu uskumus tol hetkel ka raha on raske töö tulemus, mul peab olema kõrgharidus selleks, et läbi lüüa elus, mul peab olema väga palju asju, mida mul peab olema. Ehk minu uskumused olid mind piiravad. Ma ei läinud ülikooli tagasi, ma võtsin hoopis Bob Proctor ennast juhendama ja tema meeskonna. Minu uskumused muutusid, minu harjumused hakkasid muutuma, minu paradigma hakkas muutuma. Kas mul on halbu harjumusi ja uskumused? Kindlasti. Ehk muutus hakkas aset leidma. Miks? Sest ma sain aru, et ükskõik, mida ma elus loon, saab alguse ühest asjast energiast, mis minuni kogu aeg jõuab. Energia. Sinuni jõuab kogu aeg energia, mis on sinu ümber. Taaskord ma ei hakka seda trikki tegema, magnet. See ei ole trikk.
see on magnetiline jõud. Kuidas metallitükis sai magnet? Väliskeskkonna mõjutusel pandi need osakesed liikuma ühes suunas. Väliskeskkond mõjutas neid liikuma ühes suunas. Täpselt samamoodi inimestega väliskeskkond mõjutab neid liikuma ühes suunas. Puudus, vaesus, viletsus. Väliskeskkond mõjutab neid. Ma lõpetasin uudiste kuulamise teadlikult aastal 2012. 10 aastat tagasi. Minuni jõuab teatud informatsioon, mis on mulle võib-olla vajalik, aga ma teadlikult ei surfa ega otsi uudiseid. Sest ma tean, et mina loon oma reaalsust ise. Nii nagu ma tõmban ligi, see metallitükk tõmbab ligi metalli, tõmban mina ligi teatud inimesi, teatud olukordi, teatud situatsioone. Täpselt sama kehtib sinu puhul. On olemas Kirlian photography, öeldakse selle kohta, Kirli foto siis pildistamine. Ja sa saad mõõta seda energiat, mis sinust väljub. Vastavalt oma mõtetele sinu kehast väljuv sagedus intensiivistub ja muudab värvi. Kui sa lähed kellegile vastu, halb energia. Sa lähed kuskile tuppa ja sa tunned ennast suurepäraselt. Ja siis siseneb sinna mingi inimene ja energia muutub taas. Ma arvan, kes on palgatööl käinud, teavad seda täpselt, mida ma räägin. Ja tihtilugu on ka see, et sa oled kodus ja siis elukaaslane tuleb sisse või laps ja sa tunned ära, et midagi on väga valesti. Ja sa küsid, kas sul on kõik hästi? Ei ole. Ta ütleb, et tal on, aga ei ole. Sa tunned selle ära, ta ei saa seda petta. Sa ei saa petta energiat, mis sinust väljub. Teeme uuesti selle kriipsumõikese. Ja vahet ei ole kaua sa mind jälginud, arusaamine on võti vabadusse. Sa pead hakkama rakendama. Enamus inimesi on kuulnud, mida ma räägin, aga nad ei ole võib-olla aru saanud, mida ma räägin. See ei jõua esialgu kohale. Mul läks aega 2006, ma nägin esimest korda Saladuste filmi ja see ei kõnetanud mind, et oma mõtetega sa lood, energiad, asjad. Mul läks aega 10 aastat, ennem kui ma hakkasin aru saama, kuidas minu mõtted tegelikult loovad. Väga palju raamatuid, väga palju lugemist, väga palju koolitustel käimist ja mul kulus 10 aastat. Ehk 2006, ma nägin 2012, 6 aastat ma ei teinud tegelikult mitte midagi. Ma arvasin, et see on jama. Ja siis tuli minu ellu otsemüük. Ja üks tugevamaid asju, mis on otsemüügi ettevõtetes, on koolitussüsteem. Loe, käi koolitustele, suhtle õigete ägedate inimestega ja sa näed, kuidas hakkavad midagi muutub. Ja ma hakkasin lugema raamatut. Ehk alguspunkt oled ikkagi jälle sina. Ja sinu sisse voolab kogu aeg energia, mis on täiesti erapooletu. See on. Energia on, ta ei ole positiivne ega negatiivne. Sina oma mõtetega, mõtted, valikud, mida sa teed, põhjustad selle energia liikuma kas positiivseks või negatiivseks. Energia lihtsalt on. Ja kui sa mõtled asjadest, mida sa tahad, siis sa oled positiivsel küljel. Ja kui sa mõtled asjadest, mida sa ei taha, siis sa oled negatiivsel poolel. Ei taha. Mure, kahtlus. Kõik need on teaduse tasandil. Mure ja kahtlus on teaduse tasandil. Ja siin on ka õppimine. Me peame õppima. Me ei saa ilma õppimata, sest arusaamine, nagu ma ütlesin, on teie vabadus. Arusaamine. Arusaamine tuleb läbi õppimise. Ja see on üks asi, mida enamus inimesi ei taha teada. Taha teha. Nad ei taha õppida, nad ei viitsi õppida. Nad arvavad, et asjad peaksid ise juhtuma. Nad loodavad paremat tulemusega, ei tee selle jaoks mitte midagi. Õppimine. Ja siin ma toon välja, et see õppimine ei ole midagi muud
kui sa õpid tundma ennast, ennast. Sa õpid tundma, kuidas sinu mõtted loovad, kuidas maailm töötab, mis on loodusseadused. Ja sealt hakkab kõik pihta. Sinust saab kõik alguse. Ma ei väsi seda kordamast. Ma teen selle kohe kollaseks. Sina oled kõigi saavutuste alguspunkt. Ja nii kurb kui see ole, 95% sinu tulemustest on mindset, mõistuse seadistus. Ehk kuidas sa siia programmi paned. Ja 5% on strateegiad. Enamus koolitusi paneb strateegiatele, taktikatele, teadmistele rõhku. Aga sellest ei ole kasu. Miks? Sest kui me võtame jälle selle kriipsumehe, teadmised on sul siin. Teadmised. Aga sinu keha tegemisi kontrollib alateadvus, tegevus. Kui sul on teadmisi palju, aga sa ei usu, et see on võimalik, uskumused, paradigm. Kui sa ei usu, et see on võimalik, midagi ei juhtu. Kui sa võtad lahti Napoleon Hilli raamatu mõtlemist muutes rikkaks, esimene samm on ihaldus, teine on usk, kolmas on autosugestioon. Ehk iseenda mina mõjutamine. Mina olen kõik alus. Mina. Sina ei saa minu elu kontrollida, mina ei saa sinu elu kontrollida. Ma võin seda tahta. Lastega teatud määral, ma arvan, et on mõistlik seda kontrollida võib-olla esialgu, sest mäletate, mis ma nägin? Keskkond, sina. Ja kui laps käib koolis, käib lasteaias, mis sa arvad, mis temaga toimub? Pidev teadvusega manipuleerimine. Manipulatsioon. Räägitakse seda, mida on vaja, mõned arvates, et ta peaks teadma. Ei räägita talle sinust, ehk siis minust. Sina, mina. Keegi ei räägi talle, kes sa oled, kus sa oled, kuidas see asi on saanud alguse, kuidas sa saad oma tulemusi muuta. Hinnatakse õpilasi nende teadmiste järgi. Selle järgi, mis neil on siia ladestunud. Aga kui nad lähevad koolist ära, mida nad peale hakkavad? Keemia, füüsika, ma ei tea, kõigi nende seadustega, võrrandite tasakaalustamistega. Suurt midagi. Mina ei ole kordagi kasutanud keemia ühendite tasakaalustamist ega füüsikas seadusi selleks, et elus läbi minna. Küll aga on mul läinud vaja teadmisi endast. Nii et küsimus on, kas sa saad aru iseendast? Ja kui ei saa, siis järsku oleks aeg õppida tundma iseennast. Kes sa päriselt oled? Milleks sa päriselt võimeline oled? Mitte kuulata, mida teised räägivad, vaid hakata ise mõtlema. Hakata ise otsustama. Võtta täielik vastutus asjade eest. See peaks olema ülim eesmärk, mida teha ja saavutada, aga me keskendume teistele asjadele. Asi ei ole rahas. Mulle väga meeldis, kui Bob Proctor ütles seda, asi ei ole rahas. Asi on selles, kes sa oled. Kui sa ei suuda ennast ette näha eduka inimesena, külluses elava inimesena, imelises suhtes oleva inimesena, täiesti terve inimesena, siis seda kunagi ei saa juhtuda. Sest me eksisteerime korraga 3 tasandil, vaimne, intellektuaalne ja füüsiline. Ma ei jõua rohkem täna rääkida, aga see on see, millest me peame aru saama. Meie kogu rõhk läheb siia, vaimsesse maailma või füüsilisse maailma, aga me peaksime keskenduma vaimsesse maailma. Ja me peaksime õppima kasutama oma intellektuaalsed võimed, neid siin. Me muudame intellektuaalsed võimed, võimed. Ja neid on meil 6 tükki. Meil on olemas kujutlusvõime, meil on olemas arutlusvõime, meil on olemas intuitsioon, tahe, mälu, ettekujutlus. Need on meie super võimed. Need on meile tasuta sündides kaasa antud, aga me ei oska neid kasutada.
Me ei ole neid treeninud. Kui sa ei treeni oma lihaseid, nad närbuvad. Kui sa ei treeni oma supervõimed, neid pole olemas põhjused. Nad on olemas, aga nad on täiesti närbunud olekus. Nagu lihased. Kui ei treeni, pole. Nii et kui sa tahad treenida oma lihaseid, tahad luua omale selge kava, tahad selgust. Tahad selgust. Isegi kui sa praegu ei tea, mida sa tahad. Tahad selgust. Tahad aru saada, kes sa tegelikult oled. Sina. Kuidas maailm töötab? Kuidas töötab? Ja kuidas siis saab oma alateadvust ringis seadistada? Igapäevaste harjutustega, nii et sa saaksid soovitud tulemusi. Nagu ma ütlesin, teadvus vastutab teadmiste eest, aga mitte tegemiste eest. Aga meil on vaja hakata tegema seda, mida me juba teame, et me peame tegema, aga me ei tee. Teadmiste ja tegemiste vahe on üks suurimaid vahesid ja kõige suurem vahe universumis on tegelikult võimalus areneda inimesel. See on kõige suurem vahe. Me võime areneda inimesel meeletult. Me kasutame ära, kui see on universum, siis see on see, mida sina kasutad oma võimetest. Kõik ülejäänud sa ei ole õppinud kasutama. Kujuta ette, mis juhtuks. Ma ei tea, 0,05% oma võimetest sa kasutad praegu ära. Mis juhtuks, kui sa viiksid selle 1% peale või 10% peale? Millised oleksid sinu tulemused? Erakordselt. Nii et kui sa tunned, et see informatsioon, et sa tahad aru saada oma elu alguspunktist, siis 15, 16, 10 on tulemas 2-päevane konverents. See ei ole traditsiooniline konverents. Mis mõttes traditsiooniline? Traditsiooniline konverents on see, et tuuakse kohale palju esinejad, nad räägivad kõik midagi. Jagavad oma edulugusid ja asju. Aga mina räägin sinust. Ja sa töötad koos teiste koolitusele tulnud inimestega, konverentsile tulnud inimestega, sa töötad, teed harjutusi, praktiseerid. Ja kui sa ära lähed, on sul olemas konkreetne tegevuskava, kuidas jõuda soovitud tulemusteni. Sul on paigas siht, sul on selgus. Sinu enesekindlus on kasvanud võrreldes sellega, kui sa tuled sinna konverentsile mäe kõrguseks. Sa võid saavutada kõike, mida sa soovid, garanteeritud. Nii et see on sinu võimalus. Pane pärast selle lingi siia alla konverentsi oma, seal on olemas tavapilet, seal on olemas VIP-pilet ja on olemas online pääse. Online pääse minu jaoks on alati viimane võimalus, kui mul tõesti mingil põhjusel ei õnnestu tulla sinna, ma olen kuskil Eestist ära, ma ei tea. Mul tulevad inimesed kohale Soomest, Rootsist, Hollandist. Nad tulevad Eestisse selleks, et tulla konverentsile. Et osa saada sellest informatsioonist, mida nad tegelikult on õppinud minu koos juba mõnda aega võib-olla isegi. Sest ma mäletan, kui maailm oli normaalne ja sai reisida siin Kanada ja Ameerika vahet, ma käisin 3-4 korda aastas täiendkoolitustel Torontos. Selleks, et kohtuda nende ägedate inimestega, kes on kõik tulemustele orienteeritud ja saada teadmisi, hakata neid rakendama. Iga kord, kui ma sealt ära tulin, minu ettevõtte kasvas. Iga kord, kui ma tulin sealt ära, ma olin parem inimene. Nii et kõik need on sinu enda võimalused. Nii et kui sul vähegi võimalik, tule kohale saali, sest see energia, mis saab seal olema, on enne olematu. Täis positiivsust, positiivset energiat, positiivset laengut. Kujuta ette, et ma lähen, ma ei tea, Uus-Meremaale reisile. Ja siis ma teen sealt otse ülekannet ja näitan sulle, et kui äge siin olla on. Minul tekib vastupidine tunne, ma tahaks seal olla, mitte seda näha. Nii et mina ütlen alati, otse ülekande piletid on viimane võimalus. Kõige parem võimalus on kohale tulla. Ja ma teen teile nii alguspunkt, kustutame need ära siit.
alguspunkt on sooduskood ja annab sulle 20% soodustust tavahinnast. Aga kasuta seda soodustust enne reede õhtut, sest siis see lõpeb ära. Ehk alguspunkt, kui sa vormistad ostu, kirjuta alguspunkt, 20% soodustust. Ja hakkame liikuma, sest mina tean, et sa oled võimeline palju enamaks, kui sa teed. Sa tead ise ka. Mul ei ole vaja sind veenda selles, et sa tead. Ma tean, et sa tead. Ja see ongi kõige naljakam asi minust alati elus. Me teame, et me teame, aga me ei tee. Ja kui sa tahad sellest igipõlisest dilemmast lahti saada, siis mina soovitan, tule kohale, viime sinu unistused ellu, koostame sulle tegevuskava selle aasta lõpuni ja paneme asjad liikuma. Nii et kui sa tunned, et see informatsioon aitas sind, kutsu oma sõpru siia gruppi, aga saada nendel kutse niimoodi, et ole hea, vasta küsimustel, mitte lihtsalt kutsu neid gruppi. Ei pääse siia gruppi niimoodi. Ja kui sa kõnetab sind, siis kutsu neid siia. Kutsu neid ka konverentsile. Tule ise kohale. Ma näen siin inimesi, kes ma tean, et kindlasti tulevad juba kohale. No näed, sa just juba oota 15.10. Tegelikult hakkab juba eelõhtul 14.10 hakkab show pihta. Nii et tulge varem, olge kohal ja nautige seda, sest alguspunkt oled sina. Ja nagu ütlesin, see ei ole traditsiooniline konverents, kus tuleb 10 esinejat, kui ma kutsuksin sinna Eesti Energia esinema, Eesti Energia esindajad, Telia esindajad, siis tegelikult see sulle väga palju väärtust ei annaks juurde. Aga kui sa saad tundma ise ennast ja saad aru, kuidas tulemused tekivad, siis see on meeletu väärtus. See on see, millele me peaksime panema rõhku iga jumalama päev. Kõike head, nautige päeva ja loodan, et see pool tund andis sulle nii palju uusi vaatenurki asjadele, et see nädal läheb plahvatuslikult hästi edasi. Kõike head!